too hetk oli küll selline, et kui ma Robertit vaatasin, siis ma mõtlesin, et nagu kellega ma nagu businessit teen. Mis sul viga on? Siis käisime autoga tüüni peal sõitmas, lumelauaga sai tüüni peal sõita. Ja ma reaalselt vihkan Dubai malli, saate aru, ärge minge, päriselt. Aga seal Saudis see vesi ei töödanud. Tere tulemast. Me veel ei tea, kuidas me seda rubriiki nimetame. Aga ühesõnaga me mõtlesime, et me Glitch Journey't tahame natukene struktureerida sellisel viisil, et meil tekib 2 põhirubriiki, võib-olla neid tuleb aja jooksul veel, aga ühesõnaga 2 põhirubriiki, kus üks ongi siis, kus istume mina ja Kaur, räägime omavahel, reisime kuskil, jagame omavahel oma mingisuguseid mõtteid, muljeid, mingisuguseid, ma ei tea, mõtteterasid, mis see hetk elus toimub ja nii edasi. Ja teine olekski siis selline rubriik, kus me kutsume külalisi endale külla, nagu te olete ka praeguseni näinud, kus ongi siis episood 1, episood 2, episood 3, episood 4. Et see oleks siis nii-öelda selline põhirubriik, kus tulebki mingisugune külaline, mingi inimene, kes on oma teekonnal, teeb midagi lahedat. Ja teine rubriik ongi siis, kus me oleme Kauriga kahekesi, ükskõik, kus me maailmas too hetk siis ei ole. Ja saamegi siis omavahel vestelda. Minu nimi on Robert. Minu nimi on Kaur. Ja tere tulemast Glitch Journey podcasti. Ühesõnaga kontekstis ka, me oleme praegu Dubais, täpsemalt Dubai Marinas. Hetkel oleme siin olnud juba 4 päeva vist nüüd. Esimesed 2-3 päeva olime Dubais downtownis, Burj Khalifa kõrval, ühes põhimõtteliselt penthouse'is, peaaegu apartmentis. Ja nüüd viimast 2 päeva oleme olnud siin Dubai Marinas. Täna ongi siis tegelikult viimane päev, homme hommikul me juba lendame siit kahjuks ära. Aga kuna me oleme nii lahedas kohas, lõpuks siia Dubaisse jõudnud, mida mõlemad oleme nii kaua tegelikult oodanud koos Robertiga, siis me mõtlesime ka, et teeme lihtsalt kiire podcasti, mitte midagi erilist, lihtsalt üks kaamera, mikrid, meie toolid, lihtsalt istume maha ja räägime juttu. Ja lihtsalt straight to the point. Just, et ühesõnaga saategi oodata, ma arvan, lihtsalt niisugust meie vahelist vabas vormis lihtsalt vestlust, jäppimist, mõtete vahetust. Ja. Võib-olla alguses lihtsalt saamegi anda natuke parema ülevaate teile, mis üldse toimus, kuidas me siia jõudsime, sest tegelikult enne Dubaid me olime ka Saudi Araabias. Ilmselt need, kes juba vahepeal sotsiaalmeediaid on jälginud ja meie tegemisi sotsiaalmeediates, siis te juba teate ka nii-öelda enam-vähem, mis toimus ja nüüd eile me tegime ka tegelikult 2-tunnise Twitch streami. Ehk siis need, kes viibisid Twitch streamil ilmselt siin podcastis praegu kuulevad palju kordusi. Aga võib-olla ma ei tea, andagi alustuseks lihtsalt ülevaadet, kuidas me jõudsime Dubaisse läbi Saudi ja... Just, et ühesõnaga jällegi see on tegelikult kõik jutt ja info, mida me oleme nagu meie perspektiivist kaameras juba mingi 5. korda, eks ju, räägime. Ehk siis ilmselt on päris palju neid inimesi, kes on juba, nagu Robert mainis, kuulnud kõike seda, et miks me oleme Dubais, mis on Saudis, tegime kõik seda. Aga lihtsalt, et jälle kontekst anda, lihtsalt, et sellele podcastile kontekst anda ja paljudele vaatajatele ka. Siis põhimõtteliselt me olime, enne kui me siia Dubaisse nüüd tulime, me olime umbes nädal aega Saudi Araabias, pealinnas nimega Riyadh. Ja ühesõnaga meil oli seal üks suur kontsertprojekt, mida siis mina nüüd koos mõnede inimestega olen kuskil umbes 5 kuud nüüd korraldanud, mis on siis seotud ka minu esimese Saudi reisiga, kus ma olin siis 6 aega samamoodi Riyadhis. Ja põhimõtteliselt nüüdne siis projekt oligi nii-öelda selle nii-öelda ettevalmistuse, selle minu esimese Saudi sõidu nii-öelda finaal või nii-öelda see väljund või nii-öelda mille jooks ma siis seal käisin ja mille jooks ma seda nii-öelda asja seal ajasin. Et ühesõnaga andsime siis 3 kontserdit Riyadhis. Meil tuli siis Eestist Soomest selline koondorkester nimega Crescendo Nordics, mille peaprodutsent olen mina. Robert on siis meie turundusjuht, seda ka ilmselt paljud teist juba teavad, seda mu meelest me mainisime esimeses meie podcastis ka. Ja meil tuligi kokku siis Saudi Araabias kuskil 50 muusikut Euroopast liiga kaudu, seal hulgas ka suuremad ja tuntumad nimed nagu näiteks Henrik Christopher Aavik ja mõned teised tuntumad nimed ka rohkem Soome poole pealt. Ja nagu mainisin, andsime 3 kontserdit. Esimene kontsert oli siis seotud Circular Economic Forumiga ja esinesime siis selle foorumi esimese päeva õhtu vastuvõtul. Seal oligi siis meil kohapeal Eesti kliimaminister Andres Sutt, Eesti suursaadik, siis oli 4 Saudi printsessi
ja Montenegro prints, tegelikult Montenegro prints käis järgmine päev üle kontserdil, ta esimesel õhtul ei olnud, aga ühesõnaga veel hästi palju ministreid, ettevõtjaid, diplomaate nii-öelda kõrgel tasemel, selliseid nii-öelda inimesi selles suhtes. Ja järgmised 2 kontserdit olid mõlemad koolile antud, nii-öelda kooliõpilastele, et kuna me esinesime ja meie kontsertpaik oli siis Al-Faris International Schoolis, seal on nagu poiste osa ja tüdrukute osa. Siis esimene kontsert oligi poistele, teine oli tüdrukutele ja siis ühele neist kontserditest Montenegro prints ühines ka meiega. Temaga koos me käisime õhtul veel õhtusöögil ka. Tegelikult meid üks inimene sealt kontserdi koha poole pealt kutsus tervet orkestrit, terve kõike 50 inimest siis Kingdom Towerisse õhtusöögile, mis on siis Riadis üks suurematest nii-öelda ehitistest, üks nii-öelda kuulsamaid nii-öelda ehitisi, pilvelõhkujad põhimõtteliselt ka. Ja. Turistide seas ka vist hästi populaarne. Just, et kui pilti näete, siis ma võin kihla päris paljud tunnevad nii-öelda seal ära. See popis siia praegu. Ja, siin. Näete, eks? ja sinna õhtusöögil ühesõnaga ühines Montenegro prints ka ja siis tema poole pealt 2 diplomaati ka veel. Ja ma sain ka temaga tuttavaks, rääkisime juttu, väga-väga lahe inimene, tõesti nagu soe avatud, ta on päris vana küll juba, ta on vist 70, 80 äkki isegi. Samamoodi ka tegelikult muusik ja talle läks meie muusika ka väga-väga hinge. Tegelikult kõikidele meie kuulajatele, kas siis kooliõpilased või siis nii-öelda esimese õhtu kontserdil keegi nii-öelda kõrgetasemelisemad inimesed, kõigile nii-öelda väga läks muusika hinge, kõigil väga meeldis, tuli hästi palju soe tagasisidet, mis on hea. Ja siin koha peal võib-olla korra ütlen vahele ka, et isegi mulle, ma olen üks suurim pohhuist tegelikult, ma arvan nagu kogu selles seltskonnas, kogu selle nii-öelda orkestri seltskonnas ja isegi mulle läks tegelikult see kontsert nagu täiega hinge, et ma pidin olemagi selle projekti raames pooleldi videograaf, et pidingi tegema sellise aftermovie kogu projektist, sellise reklaamvideo siis sellest nii-öelda teosest endast, mida esitati. Samuti ka siis tuleb siuke ilmselt mitte väga professionaalsel tasemel ja teleka tasemel, aga samas eks näis, kui kogu materjal lõpuks koos on, tuleb ka selline dokumentaalfilm välja, et kõigi nende 3 asja eest siis ma hoolitsesin, pidin filmima ja kontserdi ajal ka tegelikult, kui sa nagu reaalselt filmid ja nagu näed, kuidas nad panevad hullu seal orkestris ja eriti just see üks lugu, mille ma valisin ka aftermovie taustaks, et see ka nagu lihtsalt crazy, nagu mega crazy, lihtsalt külmavärinad tulevad ja nagu ma ükskord ütlesin, et külmavärinatel on külmavärinad, et nagu reaalselt mega äge. Ja. Inspireeris nagu mind ka reaalselt nõuta mingi nüüd peale seda projekti mingit nagu muusikapilli ja lihtsalt hakata õppima, et võib-olla ostan mingi sünteka endale koju ja hakkan klaverit vaikselt toimetama. Selles suhtes, et ma arvan, et kõik inimesed võiksid isegi peaksid tundma enda elus seda tunnet, kui nad lähevad laivis just mingit orkestrit kuulama, kas see on full nagu klassikaline, mingi sümfooniaorkester või midagi rohkem sellist nii-öelda uuenduslikumas formaadis, nagu on natukene meil. Kohe räägin sellest ka, mis teost me üldse mängisime, sest see on ka natukene erilisem kui lihtsalt muusikaline teos. Aga lihtsalt see tunne, kui sa nagu kuuled laivis muusikat, seda võimu, seda powerit ja see toob külmavärinad, siis see on nagu üks kreisimaid kogemusi üldse. Ja see on veel kreisim siis, kui sa oled orkestri sees ja siis see tunne tuleb. Sa oled nagu ümbritsetud sellest, see on jälle hoopis teine asi. Ja veel kreisim, kui sa eriti nagu oled pidanud seda korraldama nii kaua juba ja 5 kuud selle kallal töötama, nii et see on nagu... Just, megalt tunde, megalt tunnetunde, megalt aega, energiat, fookust räägid sinna läinud. Crazy. Ja tegelikult külmavärinate poole pealt see on 3. dimensioon ka. 3. dimensioon on see, kui sa oled pilli taga, sa tunned enda pilli vibratsioone ka. Ja siis tegelikult on see ka, et kui teised mängivad see ümber, siis vaata muusika, heli on nagu hertsid, võnkumine. Ja no näiteks, kui ma mängin ühe keele peal A-nooti, siis mul lahtine A-keel võngub kaasa, ma tunnen, see nagu väriseb, sellepärast herts on nagu sama, isegi kui oktavi vahe on, siis ikkagi nii-öelda see võnkumise sagedus on nii-öelda sarnane. Ja noh, ma täpselt ei tea, kui ühesõnaga võngub kaasa, siis tegelikult on see, et teised pillid mängivad, siis sinu pillis nii-öelda reflekteerub ka teiste nii-öelda pillide mäng. Ehk siis tegelikult see nagu otseselt seda tunnet ei ole, et sa tunned terve orkestri nagu nii-öelda seda võnkumist, vibratsiooni enda pillis, aga noh, ikkagi see võimendab seda kõike kogemust. Ja see kõlab mega huvitavalt nagu mingi crazy värk. Aga ühesõnaga Montenegro printsi kohta veel nii palju, et temaga rääkisime juttu. Ta kutsus meie orkestrit nüüd Montenegrosse tuurile ka ja sinna lähisriikidesse. Ehk siis ühesõnaga selle osas ka hakkame temaga vaikselt rääkima, arutama ja vaatame, mis sellest mõttest ja projektist saab. Aga ühesõnaga kokkuvõttes oli väga edukas trip.
teosest veel nii palju, me mängisime Lasse Heikila teost nimega Metsa, mis on selline audiovisuaalne teos, ehk siis põhimõtteliselt meil on Soome loodusfilm Soome loodusest, üleüldse nii-öelda Skandinaavia loodusest, erinevatest aastaaegadest. Ja siis me laivis mängime sinna muusikat peale ja see muusika ongi just kirjutatud selle loodusfilmi jaoks. Ja nii helilooja Lasse Heikila kui ka see režissöör Veiko, mõlemad olid meil seal kohapeal ka, tulid kaasa meiega. Nii et neile ka nii palju, kui ma kuulsin, siis mõlemal oli ikka nagu megakogemus, et nii kauges riigis, sellises riigis, kus on hoopis teistsugune kultuur, hoopis teistsugused inimesed ja siis sa seal saad representeerida enda kultuuri, enda muusikat, enda nagu loomet tegelikult. Nii et ühesõnaga see oli nagu kokkuvõttes oli mega edukas projekt, muidugi oli palju erinevaid probleeme, asju, mis sinna vahepeale tekkis, aga õnneks olid kõik enam-vähem lahendatud. Jah, ma ei tea, kas ma rohkem hakkan, ühesõnaga mõned väiksed detailid, asjad olid nii palju ka veel, et ma ei arvanud tegelikult, et see nädal, kui me nüüd seal kohapeal oleme või olime, tähendab, et see muutub nii hektiliseks. Ma mõtlen, organiseerid nagu ette kõik ära, see on chill, aga tegelikult koha peal ikka oli päris palju janti. Mul oli ka niimoodi, et ma sain esimene öö, kui me läksime 4 tundi magada, siis järgmine päev just 4 sinna oli 2 tundi kohe miitingud, kell 6 hommikul magama, siis 6 tundi und, siis jälle mingi 4 tundi sain samamoodi mingi 7 magama, siis järgmine hommik sain 8 hommikul magama, midagi sihukest. Suur põhjus selles, et palju asju teha on, teine asi oli teha, teine põhjus on see, et pidi inimestel ka lennujaamades vastas käima. Robert ühines ka, aga kuna mul oli, et ma käisin kuskil 2-3 paiku põhikambal ja siis näiteks meie üks nii-öelda vippidest jõudis vara hommikul, siis talle ka veel järgi, siis ühesõnaga unegraafik läks nagu täheks. Ja, et selle koha peal Kaur käis ikka palju rohkem kui ma, et ma vist mingi paaril korral käisin kaasas, aga üldpildis jah, mega crazy ja tegelikult nagu unegraafiku muu tulevane, aga unegraafiku osas ka nii palju, et tegelikult kui kell 8 hommikul läksin magama, kõlab võib-olla nagu Eesti kontekstis nagu tegelikult suht mingi crazy, eks. Et natukene on ka see, et Saudis on võtta see, et nagu esmaspäeva pooles midagi ei toimu ja sa saadki tegelikult magada mingi 12-ni, 1-ni, 2-ni, et võib-olla kõik nagu põhitegevused ja asjad hakkavadki alles teises päeva pooles, ehk siis natuke see annab konteksti juurde, aga see kindlasti nagu ei ole nii-öelda see, et Kaur tegelikult kõik oli hästi, aga nagu reaalselt see, kuidas ta pidi unetundide arvelt nagu midagi tegema, see on mingi 3 tundi magasin, mingi keskmiselt 4 tundi midagi sihukest. Ma mõtle, kui see jobbis su nagu lifetime'i mingi 3 päeva näiteks. Sa mõtled küll nagu, et sihuke periood praegu lihtsalt, aga 3 päeva tegelikult see on nagu, kui sa öeldakse, et nüüd sa 3 päeva pärast sured ära, see on mingi crazy ju. 3 päeva nagu. 3 päeva, mõtled, sul on nii palju observida veel. Nii palju nagu. Ühesõnaga on ka täiega lahe tegelikult, et meil sihuke lahe view on täna siin taustal. Ja, me oleme tänulikud Jumalale selle eest, et nagu me oleme selles positsioonis, kus me praegu oleme. Just. Need tripid, reisimine on alati sihuke asi, mis ma arvan muudab nagu inimese perspektiivi räigelt, et ükskõik kui vana sa ka poleks, ükskõik mida sa elus ka kogenud pole. Iga reis tegelikult annab nagu iga inimese nagu journey's mingeid uusi emotsioone ja mõtteid, mida sa pole kunagi varem nagu tundnud. Nõus, reisimine alati nagu arendab ja muudab perspektiivi nüüd selle Dubai sõiduga ka, me mõlemad tunneme seda, et see perspektiiv elule, asjadele ja just ka nagu ettevõtlusele ja rahale muutub nii palju, sest siin lihtsalt see nagu standard on nii hoopis teine kui meil Euroopas ja Eestis ja siis saad veel väiksemaks minna meil seal Läänemaal ja Haapsalu kandis. Jah, mega crazy. Ja lihtsalt see nagu kõik käib teistmoodi, kõik on nagu suhtelisus nii-öelda on hoopis teistsugune kõikide asjade vahel. Ja Dubaist rääkides, et kuidas me siis Saudist nagu edasi Dubaisse tulime, et ma arvan, et põhiinfo vist sai nagu Saudi projekti osas. Jaa, Saudi projekt, ma arvan, see jah, kõik öeldud. Ühesõnaga, et kokku lõppeski vist selle nagu õhtuse söömaga seal just Kingdom Toweris, et see oli nagu mega crazy, lihtsalt sõid nii palju, kui tahtsid, mingisugused 50-eurised steigid ja koogikesed ja jäätis ja kõike seal nagu reaalselt oligi mingi suur toidutänav ja sa võisid nagu üks restoran, nagu ühes restoranis on nagu erinevad mingid kultuurid ja nagu nii-öelda väiksed restoranid. Natukene meenutas mulle nagu Viru keskuse toidutänavat, aga lihtsalt, et need, kes teavad, aga lihtsalt terve see toidutänav on nagu üks resto, et kõik on nagu bränditud sarnaselt. Just, kõik on ühe mütsi all, kõik on bränditud sarnaselt, aga ikkagi sektsioonid on mingid nimed ja värki ka, aga jah, täiega hea oli. Mega maitsev oli nagu mega crazy. Tagantjärgi mõtlen, et peaks see, ma mõtlen praegu siin, et steigid, friikad, need koogid.
mis see oli, pistaatsiakook ja mingi šokolaadikook ja juustukook. aga ühesõnaga mega crazy, sealt üks päev peale seda õhtust söömingut me vist oligi viimane täispäev Saudis. vist oli küll, jah. siis me käisime seal Boulevard Worldis, siia ka mingid picture'id, värgid popivad võib-olla. Et saime siin tripil saime Saudis ka oma esimese shisha kogemuse, sigarettide, sigaaride, kõike seda ka nagu proovida, maitsta, teha. et seal Boulevard Worldis ka, see on nagu sihuke suur ala, kus sul ongi nagu erinevate riikide, kultuuride, mingisugused nii-öelda jaotused, alad, mingisugused atraktsioonid, ma ei tea, restoranid, värgid, särgid, et nagu mega suur ala, aga me käisime lõpuks ainult mingi Hiina alas, Maroko alas ja Kreeka alas. Kõik. 3 alas, sest me jõudsime ühte shisha kohta ja siis me jäime sinna istuma ja see oli vist Maroko toit, et sai ka Maroko toitu proovida, see oli päris huvitav. See on juba nagu tavakas, et läheb mingi 2 sotti nagu resto peale. Siin Dubais ka käisime üks õhtu söömas, tegelikult me ei söönud midagi erilist. Ja mingi paar sushit, mõned paavuška pirukad nagu. Ja kokku oli just 3 sotti põhimõtteliselt. No okei, shishad. Ja muud asjad ka. Aga ikkagi hinna perspektiiv ja see, mida Kaur ka just rääkis ja milleni me kohe jõuame ka, et kuidas reisides perspektiiv muutub, see on nagu mega crazy. Mega crazy. Aga jah, Boulevard World oli päris aus. Nagu siuke lahe koht, et tegelikult nagu oleks võinud kõik läbi käia ja nagu ma arvan, et kui on mingi perereis, siis nagu see on kindlasti üks nagu parimatest kohtadest, kuhu minna. Aga ühesõnaga jah, see oli siis viimane täispäev ja järgmise päeva sama päeva siis nagu öösel põhimõtteliselt lendasime, meil läks lend kell 5 hommikul vist. Midagi siukest ja siis ka jõudsime siia Dubaisse hommikul kell 9. Magada ei jõudnudki. Just ajavahe ka, mingi 30 mintsa magasime. Lennukis, see oli suht. No ma üritasin magada, aga noh, sina ja Hanna mingi hoidsite mind üle. Pulli sai, ma olin nagu täiesti koomas, aga samas nagu väsimusest ja sellest nagu lollitasin mingi räigelt palju, nii et shout out Karlile, kes õpetas mind teistmoodi lollitama. Ma nagu terve tee lollitasin, kui me sinna Dubaisse lendasime ja öösel nagu lennujaamas olime värki, et suht pull oli. Ma üks asi veel Saudi kohta tahan seda mainida, et see on mul nagu esimene reis, kus ma peale reisi ei läinud nagu otseselt nii-öelda paksemaks või chopimaks või nagu siukseks priskemaks. Et ma olen terve elu, need, kes teavad, need, kes ei tea, need ei tea, et terve elu on natukene paksem ja nüüd viimased 3 aastat nagu räigelt spordiga hakanud tegelema ja enam-vähem nagu vormis olnud ja mingi 20 kilo alla võtnud ja nii edasi. Aga alati, kui on mingid reisid või isegi mingid paaripäevased mingid asjad, kus me käimegi Kauriga mingi client shoot'i tegemas kuskil teisel pool Eestit ja käime kuskil Viru purksis söömas või mida iganes, siis ma nagu kohe näen, et nagu järgmine päev, ülejärgmine päev, et mul on nagu rasva juurde tulnud, et mul nagu konkreetselt tuleb nagu rasva räigelt kiiresti juurde. Ja see on nagu esimene reis, kus ma nagu 2 nädalat sõin sitaks. Ma mingi 1 päeva vist õpetasin defitsiidis, kõik ülejäänud päevad surpluses, mis on nagu mega crazy. Aga ma reaalselt olen enda arust natuke nagu kas maintaininud või siis liinimaks isegi läinud, mis on nagu mega aus ja see ongi ilmselt sellepärast, et või 2 asja. Üks ongi see, et ma nagu ei skipinud ühtegi trennipäeva. Ma kõik ööd käisin jooksmas. Kõige rohkem ma jooksingi vist mingi 2-3 päeval 10 kiltsa, aga enamus päevad tegin 5 kiltsase jooksu, pluss siis mingid kõhulihaseid või siis mingid kätekõverdusi või mingid niisugused asju ka. Ja ma olen nagu mega õnnelik, et see reis nagu nii-öelda lõhkus selle keti ära, et tavaliselt on alati see, et kui lähed reisile või on mingisugune bufee või mingi Rootsi laud, siis nagu kohe on tunda seda, et nagu mingi rasva on juurde tulnud ja see oli nagu esimene kord, kus ma reaalselt nagu suutsin ennast nii-öelda imestada, midagi uut teha ja ma arvan, et see võiks olla uus standard. Et nagu nüüd on see eluosa ka chill, et ma suudan nii kodus nii-öelda edasi maintainida kui ka nagu reisides edasi maintainida oma keha ja isegi paremaks teha, mis on nagu minu arust mega ilus. Ja teine pool, mis ma ise ka natukene mõtlesin, ongi see, et kodus ma tavaliselt nädalavahetuseti söön 1 kord päevas ja mingi räigelt suure portsu ja koolipäevadel siis hommikul koolis ja siis õhtul ka mega suure portsu. Ehk siis siin, kuna ma sööngi nii tihti, mingid snäkid, vahepalad, restoranid, värgid, särgid, et siis lihtsalt natuke seda muljet, et kodus keha iga toit, mis ta saab, tahab kohe selle salvestada, sest ta teab, et ta ei saa nii palju mult. Aga siin ma just nagu andsin neid vahepalasid ja kõike seda ka niivõrd palju, et kehal nagu on chill ja ta nagu ei üritagi seda kohe rasvaks nagu konverteerida. Et see on ka nagu siuke huvitav asi. Kellel on nagu rasvaga probleeme, võite ka nagu proovida.
üldse, kui trennimaailmas kellelgi on mingit abi vaja või biohackingu maailmas mingit abi vaja kaalu tõsta, langetada, siis ma olen nagu alati more than happy to help, nii et võite mulle Instasse kirjutada Robert Suslov. Et olen alati nõus aitama ühesõnaga. Ühesõnaga, Dubaisse jõudsime kell 9 hommikul, sõitsime lennujaamast enda hotelli või majutusse. Check-in'i aeg oli algselt kell 3, kell oli mingi 10-11, pool 11, kui me jõudsime. Ja me olime kõik nagu, too hetk oli ainult mina, sina ja Hanna kolmekesi. Me olime kõik mingi 30 mintsa maganud, mingi väsinud läbi, full surnud. Siis me seal receptionist uurisime, kus on varem võimalik. Siis pidime selle omanikuga ühendust võtma, teda ei saanud kätte kohe alguses. Ühesõnaga mingi pooledi magasime seal receptionis, siis läksime sinna kõrvale kohe ühte restosse, sõime seal nats. See oli suht norm vanariga seal. Ja siis saime lõpuks selle omaniku kätte, siis ta tuli vastu ja tegi meil check-in'i kell 12, midagi siukest. Ja saimegi enda apartmenti. Hello everybody, good morning. Today is 6th of December. So we are actually leaving in like 5 minutes or something like that. And I thought I will do just a quick room tour, just to document where we stayed and how it looked, and also for you to see. So basically this was like shared apartment, so there is like other rooms, which are not our rooms, but basically you come in, we have one toilet here, then we have kitchen here, which is quite decent. We made some pasta here, or Anna made some good pasta for us, some chicken pasta. Here is our room. This is quite a mess, others are packing there. And this is the living room, quite nice. There you can see the view, have sofas, lamps, and a good view towards the Val Jumeirah and to the sea. And if you come here, there is our little balcony with the view towards Burj Khalifa. Crazy view, you know. When we first arrived here, I was like, you know, this can't be real. It looks too crazy to be true, you know. And this kind of view, Burj Khalifa and to other Emaar buildings is just crazy. And yeah, now we're checking out. Now we're moving to our second accommodation, which is near Val Jumeirah in Marina. So there we will have a whole place for us, and it's also bigger with more bedrooms. And I heard that there is 2 balconies, if I'm right. But yeah, we are going to check in there, and then we are actually going to the desert tonight for some experience. So yeah, now we have to go out and check out. Aga jah, see apartmenti omanik, õigemini kõigepealt seda, et nagu mainisin, view oli crazy, siukene, et nagu kuni lõpuni välja, me olime seal 2 ööd, kuni lõpuni välja ma ei suutnud uskuda, et okei, see on nagu real. Nagu üldse hoopis teistsugune. See oli räigelt crazy, see oli nagu siuke tunne, et ühest küljest nagu mega lahe, aga samas see tundub mingi fake, et see pole päris ja nagu, et mis toimub üldse. Ja siis ka see pool ka sinna juurde, et nagu see on reaalselt nagu tippkoht, kus sa saad minna Dubais. See on nagu reaalselt see downtown, see kõige nagu kesklinn, kõige nii-öelda see, kuhu kõik turistid nagu tahavad minna, see nagu tuumikkoht, eks. Ja sa oledki nagu terve elu unistanud minna Dubaisse ja nüüd sa lihtsalt oled Burj Khalifa kõrval, nagu kohe kõrval, nagu sul on kõige parim vaade lihtsalt kõikidest. Ja siuke tunne, et sul ei ole lihtsalt kuskil edasi pürgida. Sul nagu, kui sa tuled Dubaisse, siis võta parem kuskile nagu äärelinna, siis võib-olla Marinasse, kus me praegu oleme, siis võib-olla kuskile veel lähemale ja siis nagu jõuad downtowni, aga me just nagu alustasime sellest kõige suuremast, kõige nagu võimsamast nii-öelda kohast, kõige võimsamast accommodationist, mis oli nagu mega crazy ja ühesõnaga väga mitmekesiseid tundeid tekitas see kõik. No sellest jõume ka, ma arvan, kohe rääkida, et see nagu Dubai, mis oli meie ootus versus reaalsus, eks ju, natukesega. Aga kõigepealt ma tahtsin seda ka veel mainida, et mega lahe on see, et see, kes meid nagu majutas, see vana täiega norm vana oli, ausalt mega norm. Saime jumala normi connectioni ka, noh ta nägi, kuna see oli nagu siuke mingi ühiskoht tegelikult, ma sain teada, et seal on nagu kolm nagu tuba või 3 nagu väikest apartmenti, siis sul on see ühisosa, kus on nagu elutuba, köök ja mingi balkoni ja värki. Ja, no tegelikult see on nagu üks korter ikkagist, aga lihtsalt seal ongi nagu 3 magamistuba ja siis nad nagu nii-öelda üürivadki igat magamistuba eraldi välja.
ja siis ongi nii-öelda köök koos selle diivani, kuidas see on, elutoa. Köök koos elutoa ja rõduga on siis nii-öelda sihuke ühine ala, et pooleldi nagu ühikas, aga nagu mingi rikaste ühikas. jah. Aga jah, ühesõnaga, kuna ta käis ka seal paar korda, siis ta nagu nägi ka, et me mingi tegime tööd kogu aeg, siis ta lõpus ka ütles, et ta nagu täiega respektib ja täiega nagu austab seda, et me mingi grindime tööd teeme ja ta küsis ka, et mis me teeme ja värki ja siis ka tänasime teda muidugi räigelt ja siis ta ütles ka, et kui kunagi tagasi tuleme, et siis võtke ühendust, et me saame alati nagu prioriteedi, kui me tahame tagasi tulla ja tema sinna majutuskohta. Ja. Ta ütles ka, et need, kes on tema eelnevad kliendid olnud, et nemad saavad nii-öelda eelisjärjekorras peale. Pluss on see, et me tegime kokkuleppe, et me andsime talle räigelt hea review ka. Ja. Mis on ka hea, aga jaa, täiega nagu soovitan. Jälle, kui keegi soovib majutust. Võtke ühendust, siis me anname kontakti edasi. Just, hittige meid, siis saame kontakte jagada, siis saate ka endale mingi normi penthouse apartmenti. Ja. Kuni selleni välja, et ta vist isegi ütles, et ta canceldab nagu olemasolevad bookingud, et nagu me saaksime tulla ja värki, et nagu meganorm vana, et ühesõnaga jah. Aga tahad sellest nüüd, Robert, rääkida, et kuna me oleme Dubaist unistanud tegelikult juba, ütleks 3 aastat terve aeg, kui me oleme ettevõtlusega tegelenud, alates sellest, kui me hakkasime suht Imanni jälgima, kui Iman on siin, mäletad, alguses ta oli ka mingi penthouse, eks ju, siis kus nüüd Palm Jumeirah, mis on ka tegelikult nagu põhimõtteliselt meie selja taga, seal majade taga, siin nagu kõrval tegelikult. No, ma ei tea, kas on näha, aga see maailma kõige kõrgem vaateratas on ka siin samas, et nagu Ainiro. Chill, Ainiro. Ainiro, jah. Ja see ratta nimi on mingi Ain Dubai või mingi siuke värk. Ja, aga Ainiro on meie kooli matemaatikaõpetaja. Legend, parim õpetaja maailmas. Just. Et ühesõnaga, me oleme nii mitu aastat juba unistanud, kunagi tahaks Dubaisse tulla, lõpuks võiks hetk tulla, millal see tuleb, mõtled kogu aeg. Ja siis nüüd esiteks sa oled siin, aga võib-olla tahadki selle poole pealt nagu rääkida, et mis see tunne oli või mis sa arvasid, mis see tunne on enne kui sa jõudsid siia, mis see päriselt oli? Ja. Ma kindlasti tahan seda öelda, et ma mäletan, kui me Essadel päevadel juba sellest rääkisime, et nagu, et et mingi süke tunne on praegust, aga et see ei ole üldse see tunne, mis nagu algselt oli, et eeldused olid palju teistsugusemad. Aga nüüd, kui sa oled juba siin olnud mitu, me oleme 4 päeva või? Siis on tegelikult juba raske nagu midagi niimoodi konkreetselt öelda, sest nüüd ma olen juba harjunud sellega, eks see nüüd nagu see reaalsus või see ettekujutus sellest kohast ei ole nagu põhinev nendel vlogidel, striimidel, mida ma olen siit näinud, vaid nagu reaalselt mu enda silmadel. Ehk siis nüüd on juba natuke nagu raske seda võrdlusmomenti tuua, kuigi ma nagu mäletan väga täpselt, mida me rääkisime Essal päeval ja kindlasti ma saan veel nagu mingeid asju välja tuua. Et üks asi ongi see, et esimene kord, kui sa nagu näed neid kõrghooneid või nagu hakkad lennujaamast välja tulema, hakkad neid kõrghooneid nägema, siis see on nagu siuke asi, et nagu see on nagu crazy tunne, see on nagu esiteks see, et nagu te ise ka teate, et kui keegi filmib mingeid mägesid, siis need nagu näevad võib-olla võimsalt ägedad välja, aga tegelikult kui sa päriselt oled mägedes, siis sa nagu saad aru sellest võimust nagu päriselt. Samamoodi ma tooks nende kõrghoonetega välja, et kui sa nagu vaatad praegu seda tausta siin või vaatad meie mingeid vlooge või kellegi teise vlooge, siis need nagu kõrghooned, kõrghooned ja kõrghooned, eks. Aga kui sa nagu reaalselt ise oled siin ja eriti nagu eestlasena või üldse kuskilt Baltikumist või Skandinaaviast või nii-öelda Põhja-Euroopast, kus võib-olla siukseid nagu, kuidas need on, megapoliit või ühesõnaga need nagu megalinnu nagu eriti ei ole, eks, ei ole palju mingeid kõrghooneid ja asju. Siis see on nagu reaalselt crazy experience, kui sa hakkad neid esimesi nägema ja siis üks hetk sa nagu näed kauguses Burj Khalifa seisab. Ja see on nagu see sama Burj Khalifa või nagu mis asja ja siis see kindlasti on ka see pool, et hästi palju vlogides ja kuskil, ma ei tea, kas või mul endal arvutil taustapildil on mingid droonivõtted sellest nagu kõigest Dubaist, kõrghoonetest, et siis sa ka oled nagu harjunud nägema neid pilte kuskilt nagu Dubaid ülevalt nii-öelda mingil määral. Ja siis sa tuled ja siis sa oled siin nagu all reaalselt nagu see takso, siis sa vaatad nagu üles ja sa nagu ei saa vaadata üles nagu lõpuni välja, eks need kõrghooned on lihtsalt nii kõrged. Et see on nagu mega crazy, et kindlasti see perception just nagu mastaapide osas nagu, et see on nagu kindlasti siuke asi, mis on nagu täiesti teine, et sa kujutad neid suurusi palju teistsugusemalt tegelikult ette, kui need nagu päriselt on. Ja kindlasti ka see fake pool, see, et see nagu tundub siuke fake või nagu, et ma ei usu, et see on päris või nagu mis asja, et ma pean minema katsuma seda maja, et nagu reaalselt aru saada, et see on päris. Et ka see pool on siuke hästi huvitav ja mille üle paljud on nagu rääkinud, et Dubai tundub nii fake ja halb ja mis iganes. Aga samas nüüd ma olen juba aru saanud, et selles ongi nagu selle ilu.
ja et selle hing polegi mitte selles, et see on nagu üks kultuur või üks mingisugune ongi hingega mingi elund, vaid see hing peitubki selles, et siin on nii palju nagu erinevaid asju ja see ongi nagu reaalselt miks erinevatest kultuuridest, inimestest, arhitektuurist. Just. Et see pool on ka kindlasti hästi oluline, et võib-olla sa oskad siit kuidagi nagu ka mingeid oma mõtteid reflekteerida. Ühesõnaga tuli väike paus sisse, tõime mingid snäkid lauale, midagi kaameraga oli ka, et vist korra ei filminud, aga õnneks kogu osa jäi ikkagi peale. Siis läksin korra kööki ja siis leidsin mingi toitu, mis me täna tegime. Või tähendab, tüdrukud tegid meile mingi friikaid ja ise tehtud purkse ja siis mingi šokolaadikooki ja tühi. Ja see oli suu oma või? Ei, ma ei tea, kelle oma see on. Ja siis ma võtsin sealt neid friikaid ja purksi, mis seal veel järgi jäi ja siis võtsin veel juustu ka. Nii et saab nat süüa ka veel. Üks huvitav asi, mis ma tahtsin öelda, on see, et Saudi Araabias on vesi väga nagu imelik, väga veider. No esiteks kraanivett nagu väga ei jooda, kuigi öeldakse, et võib juua, aga paljudel ongi lihtsalt ostetud need suurtes kastides mingi mitme, ma ei tea, 30-sed pakid pudeleid, näiteks veepudeleid. Ja siis sa nagu jood seda vett Saudis, aga see on lihtsalt nagu null maitset, null nagu, või nagu sa ei saa seda, kuidas öelda? Kui sul on kõht tühi, jah, see ei kustuta janu. Et kui sul on kõht tühi ja sa sööd, siis see kustutab seda, et sul nagu ei ole enam kõht tühi. Tekitab seda, et sul ei ole enam kõht tühi. Ja kui sa jood vett ja sul on nagu, sa oled törsti, siis sa enam ei ole törsti, aga seal Saudis see vesi ei töödanud. Keegi lülitas selle välja või midagi sellist. Nii et see oli suht nagu veider. Et nüüd, kui Dubaisse tulime, siis oli suht hea meel peale nädalat aega, et kui sa jood vett ja siis sa reaalselt tunned seda nagu freshi. Nagu vett. Ja seda, et janu kustutub reaalselt nagu. Siis aga videotest igalt poolt on nagu mingi enda süke ettekujutus tekkinud see tunde asja osas. Ka reaalsuses on tegelikult nagu teistsugune. Ja siis mu nagu tunne oli ka, mul nagu miskipärast ei meeldinud seal downtownis nagu väga palju. Midagi natuke nagu käis vastu, ma ei oska öelda, mis. Aga nüüd, kui me jõudsime siia, siis siin on nii palju chillim. Nagu kordades siin mulle meeldib täiega. Downtownis nagu, jah, mõned päevad oli tore, aga ma seal kogu aeg ei suudaks kuidagi olla nagu. Ma ei tea, miks see vibe ja tunne kuidagi liiga nagu hektiline. Ma mõtlen, siin on nagu nii palju chillim ja siis ma mõtlengi selle peale ka, et mõtlen, kui palju chillim oleks mingi Bal Jumeirah nagu. Oma villa võtad lihtsalt, siis on arvan kõige parem ja kõige chillim. Et see on ka sellepärast, et miks meil shout out Muhamedile. Muhamed on meie mega hea sõber Saudi Araabias, kes võttis meid nagu oma koju, oma villasse elama. Saime kõik kogu nädal tema juures elada. Tipphetked olid reaalselt see, kus me tulime mingi öösel koju kuskilt. Siis väike sigaar ja siis lihtsalt isu tõusis räigelt ja siis me lihtsalt sõime kapist mingisuguseid Pringleseid ja Layse ja mingid šokolaade ja mingid jäätiseid, mis tal sügavkülmas olid, mingid jäätise kommid niimoodi šokolaadiga ümber. Ja me lihtsalt nagu olime ta taga hoovis, seal oli väike bassein, siuke kiiktool. Ja sa lihtsalt nagu oled ja siis sööd neid kõiki toite ja siis nagu see oli reaalselt tipphetk. Aga ühesõnaga mega suur aitäh Muhamedile, et ta nagu võttis meid oma villasse elama. Mega lahe oli seal elada. Ja see on ka põhjus, et miks meil Saudis nii palju kodusem tunne tekkis seal kui Dubais. Sest me saimegi ilmselt Muhamedi juures elada, ta näitas meile kõiki neid esimesi experience. Alates shishast kuni kaameli toiduni, kaameli lihani, kapsani. Et alates shishast kuni kapsani, mis on siis nii-öelda see Saudi national toit. No põhimõtteliselt on kõige rahvalt sõitu. Ja, et seda vist nagu servitaksegi mingi kanaga ja kaamlilihaga ja värkidega ja me proovisime seda kaamlilihaga, et Kaur sai juba oma eelmisel reisil proovida, aga ma sain nüüd esimest korda kaamlilihaga proovida. Ja ma saan siia klippi ka panna, et nagu konkreetselt, millised need portsud olid. See oli nagu hiiglaslik lihtsalt, mis seal nagu toimus. Et Muhamed mega nagu aitäh ja mega suur respekt selle eest, et ta meile nii ägeda kogemuse tegi ja võib-olla sellepärast meil ka Dubaisi seal, kui tuld nii head nagu kodust vibe'i, sest me olimegi nagu kesklinnas ja nagu inimesed, autod, no me olime küll 63. korrusel,
et otseselt nagu seda müra ei olnud ega midagi, aga ka see pool, et kuna see oli pooleldi nagu sharing apartment, et siis alati on tunne, et võib iga hetk keegi vaata tulla mingi elutuppa või kuhu iganes ja sellepärast ka ei olnud nii nagu niisugust kodust tunnet. Mitte, et häiriks see, et otseselt keegi on full pohhu, aga lihtsalt nagu ikkagi tagamõttes on ikkagi see, et okei, seal keegi teine veel on nagu, eks. Jaa, nõus. Kuigi olid normid vennad, saime ka connectioni ja värki. Jah, Cape Townist pärit vana oli seal midagi sellist. Ja, teeb ka oma agency't just. Äkki tahad rääkida sellest tundest, et viimased 5 kuud ma olen kogu aeg Saudi projektiga nii hõivatud olnud, et sa oled rohkem agency värki kärrinud. Ja. Ma olen natuke rohkem mõtetega igatipidi ära olnud, et mis tunne see oli, kuidas siis mind tundma pani, kuidas üleüldse see periood oli ja mis tunne nüüd on, kui ma olen nagu jutumärkis I'm back nagu. Ja. Ei, mega hea küsimus, ma loodan, et Kaur saab seda pärast kuskil töötluse käigus ka veel näha. Aga ühesõnaga, praegu Kaur oligi siis selle projekti põhiprodutsent, ehk siis ta aitaski kogu selle korralduse poolega kõige rohkem, organiseeris, tegeles. Pidevalt mingid telefonikõned, koosolekud ja lihtsalt kuna me alustasime koos oma agentuuriga, Sparkix Agency'ga juba 9. klassis, põhikooli lõpus, et me teemegi siis oma niisugust turundusagentuuri, mis tegelebki põhiliselt siis sotsiaalmeedia sellise turunduse haldusega, orgaanilise kasvu ja postitamisega ja pluss siis lisaks teeme ka erinevatele ettevõtetele ja üritustele selliseid reklaamvideosid, aftermoviesid, et kõige sellega me alustasimegi 9. klassi lõpus ja oleme siiani seda koos teinud, aga nüüd oligi viimased 5 kuud, kus Kaur pidi olema põhiprodutsent, räigelt organiseerima, tegelema. Siis oligi natukene langust just selles mõttes, et ta lihtsalt ei jõudnudki nii palju agentuuri asjadega tegeleda, mistõttu me ei teinud nii palju mingisugust outreach'i ja kuna meie business on outreach'il põhinev, siis me ei saanud ka võib-olla nüüd viimasel ajal nii palju uusi kliente. Ja tihtipeale oligi lihtsalt niisugune üksik tunne, kuigi ma nagu fulli mõistsin, ma olen nagu mega mõistev inimene, mul ei ole kunagi seda, et ma ei saa aru. Ma nagu alati saan aru, et miks inimene võib nii teha, mis tal toimub, see hetk, nii edasi, et ükskõik mis olukorrad, ükskõik mis inimesega ma tegelikult nagu mõistan ja samamoodi Kauriga ja kohe. Aitäh sulle, Kaur, et lõikasid purksi pooleks. Ja samamoodi ka sellega, et ma nagu mõistsin, ma sain aru, et praegust on niisugune projekt, et ta tegelebki vähem agentuuri asjadega või tegelebki nii palju, et agentuur enam-vähem püsiks, tihtipeale vähem ja siis ma pidin meelde tuletama mingite postitamiste asjadega. Et siis oligi tihtipeale natuke selline üksik tunne, et nagu me alustasime koos, tegime kogu aeg koos ja nüüd nagu on mingi projekt, mis tuleb lihtsalt lendab laivi ja nagu rikub kõik ära nii-öelda. Et samamoodi nüüd, kui me selle Glitch Journey'ga alustasime, siis ka nagu esimene initsiatiiv ja see push, selle kõigega nagu tegelesime koos, aga nüüd jälle nagu, kuna meil on ülesannete jaotus, siis põhimõtteliselt niimoodi, et ma tegelengi kõige samaga, mis Kaur pluss sotsiaalmeedia, aga muude ülesannete osas kõik sponsorid, uued külalised, mingi kontseptsiooni kokkupanek, kõik need on ühised ülesanded, ainult minul on veel lisaks sotsiaalmeedia ja siis oli ka Glitch Journey'ga mingi hetk see tunne, et nagu ma pushin täiega seda sotsiaalmeediat, pushin Kauri, pushin Silverit, aga nagu full üksik tunne, et keegi teine nagu ei paku mingit initsiatiivi, mingit perspektiivi, millest ma jällegi saan nagu fulli aru, sest nagu Kauril on see Saudi projekt, Silveril on mingisugused oma projektid, et jällegi fulli mõistan, aga lihtsalt ongi, et kui me algselt mingid ülesanded ja tiimi nagu kokku paneme, et siis nagu tahaks kuidagi stikkida selleni ja tahaks nagu tunda, et vot ma ei peagi mingite kindlate asjade pärast muretsema, sest nad on öelnud, et nad teevad seda ja ma ei peagi mõtlema selle peale, eks. Ja samamoodi ka siis meie agentuuri poole pealt oli tihti, kus nagu oligi lihtsalt üksinda nagu raske mingit asja nagu edasi pushida, et ma olen väga hea maintainer, ma võin nagu kliente hallata, kõike nagu teha, toimetada, ülevaateid anda, raporteid teha, aga just, et nagu seda edasist pushi teha ja nagu uusi kliente juurde tuua ja cold call'e teha ja nagu pushida nagu, et edasi ka areneda, seda nagu oli raske üksinda teha. Nii et viimased 5 kuud olid jah selle poole pealt natukene keerulisemad, raskemad, mis on jällegi väga huvitav kogemus ja mille eest ma olen tegelikult nagu väga tänulik. Sest jällegi nüüd kontrastiks, kui Kaur nüüd juba esimesed 2, 3, 4 päeva on siin nagu pole pidanud nende Saudi asjadega tegelema, siis on nagu kohe palju parem tunne, et nagu reaalselt ongi nagu Kaur is back ja nüüd saab nagu täiega edasi ka nagu arendada, et mitte hoida seda, mis me juba praeguseni ehitasime üles, vaid nagu reaalselt edasi ka nagu arendada, et meil on nagu palju uusi mõtteid, plaane,
uus suund, millega me tahame tegeleda, et kõike seda me saamegi nüüd nagu arendada. Kõige sellega me juba tegeleme mitu päeva. Et tegelikult nagu mega tänulik selle perioodi eest. Ma mega mõista kõike ja ma olen tänulik, et saab nüüd edasi hullu panna. Ja ma olen ka juba põnevel, mis kõik hakkab saama. See aasta lõpp ja järgmine aasta, sest mu eesmärk on ka ikkagi nüüd põhilist ettevõtlusele keskenduda, et muud projektid on ka lahedad ja toredad. Aga et väga kaaluda, et mis on prioriteedid ja mida teha. Ja mille jaoks on õige hetk ja mille jaoks nii õige hetk praegu ei ole. Siis ma olen ka mega excited, mis on nagu tulemus täiega. Dubai jutu juurde tagasi tulles oli see ka, et crazy mõelda seda, et me oleme nii kaua unistanud, et siin olla ja nüüd me päriselt oleme siin. See on suht wild. Aga eks ta nii käib. Tegelikult on nagu chill. Dubai, mis ta ikka. Mis ta ikka on? Ei, lihtsalt päeva lõpuks töö on nagu kõige parim asi, mida saab teha. Jep. Alati. Eile tegime ka Twitch streami ja siis ma ka mingi iga natukese aja tagant nagu olin, et töö on nagu parim, et tahaks tööd teha. Jah, sa nagu jalutad. Mingi jõgi, mingid laevad, mingid kõrghooned, maailma kõrgeim see vaateratas, mingid restod. Jah, sööd jäätist, sööd mingid, jood bubble tea'd, aga nagu lihtsalt see dopamiin ja see fulfillment ja see tunne, mis sa saad sellest, kui sa oled teinud nagu terve päev tööd. Sa vaatad oma task listi ja siis sa nagu see läks väiksemaks ja sul nagu mingid suured ülesanded said tehtud ja siis sa nagu oled siis sa reaalselt tunned ennast nagu mees ja sa tunned, et sa oled nagu midagi korda saatnud, midagi ägedat teinud ja see on nagu reaalselt siuke asi, mis nagu annab niisuguseid emotsioone, et sellised tava inimeste tegevused ei paku lihtsalt nagu rõõmu, lihtsalt sa nagu jah, vahest ikka saad rõõmu ja sa sööd ja söök on nagu siuke asi, mis pushib ja motiveerib täiega. Aga lihtsalt, et nagu jalutada ja nii tore see ja lähme sinna atraktsioonile ja teeme seda, see nagu kuidagi ei paku enam seda nagu rõõmu. Kahjuks või õnneks. Kahjuks või õnneks. Ma isegi ei tea, kas see on hea või halb. Pigem isegi ei kategoriseeri, kas hea või halb. See lihtsalt on niimoodi. See lihtsalt käib asjadega kaasas. Just ettevõtlusega, kuna sa pead õppima stressi taluma ja värki, siis see tähendab ka seda, et sa lihtsalt muutud natukene see sõna hästi tuimemaks just asjade suhtes, nii halbade kui ka heade asjade suhtes. Aga see on asi, mis käib nagu asjadega õigemini just ettevõtlusega kaasas. Mis me Dubais siiani teinud oleme? Tööd. Mingi kõrb ja seda poolt võib-olla rääkida. Me käisime ma olen 2 korda Dubai mallis käinud suht nagu niisama ja ma reaalselt vihkan Dubai malli, saate aru, ärge minge päriselt. Kui te tahate minna, siis minge niimoodi, et teil on nagu eesmärk, et ma lähen sinna poodi ja ma ostan endale seda. Aga mitte nii, et ma vaatan ringi, siis te jäätegi sinna. See on reaalselt nagu mingi 5 korrust ja mingi elu haigelt suur. Ja see lihtsalt nagu sõna otseses mõttes eksid seal nagu ära. Teine variant on see, et võtate seal Dubai malli sees endale seal autojuht ja sõidab seal mingi golfiautoga teiega ringi seal. See on teine nagu variant. Aga jah, siin vahepeal üleile, jah, see oli üleile, käisime Kõrbes, võtsime väikse experience'i seal. Siit võeti meid peale. Sõitsime alguses mingis pagi kohta, kus pagidega sõitme küll ei sõitnud. Me chillisime niisama ja sõime jäätist. Siis käisime autoga tüüni peal sõitmas, tegime mingi pilt särki-värki, lumelauaga sai tüüni peal sõita. Ja siis läksime mingis siuksesse väiksesse nagu külasse või siuksesse turismi kohta. Ja siis seal pakuti kõigile süüa, siuke buffee oli. Ja siis mingid live show'd ka, mingi tantsud ja mingi tuleshow. Ja siis sai kaamliga ka veel väikse sõidu teha. Ja 33 € inimene nagu mega cheap. Ma ütlesin ka sellele driverile pärast, et nagu ta palus review'd üldse, kui te siin olete, siis hästi paljud küsivad Google review'd, et see on hästi vist mingi teema siin. Ja see driver küsis ka Google review'd, et nagu kuidas meeldis või üldse küsis otse ka, et kuidas meeldis ja nii edasi, et siis me nagu räigelt kiitsime, ütlesime ka talle, et nagu hinde peaks nagu kindlasti tõstma, et see on nagu crazy, mis te teete ja see on nagu mega emotsioon. Siis ta vist ütles ka, et nüüd mingi 6 aja pärast tõstavad. Ma ei saanud aru, et kas siis on nagu see hooaeg või? Vist on ju, sest nagu suvel on mega kuum, keegi ei käi siin, et nüüd nagu see hooaeg, kus inimesed tulevad rohkem vaata. Aga kas nagu kõrbe emotsioon, sa oskad seda võib-olla paremini öelda, jällegi ma olen nagu pohhuist, mul nagu kõrbe teised ikka nagu karjusid ja värki, kui need autodega seal tüünide peal sõitsime ja värki ja siis nagu ma lihtsalt vaatan aknast välja nagu
jah, nagu tore, aga ma jälle mõtlen ise, kui okei, ta läks praegu niimoodi, aga kui ma oleks, kuidas ma läheks ja nagu ma olen täiesti teises kohas oma mõtetega, mul nagu ei ole see, et nagu et ühesõnaga no. Mul on nagu raske öelda, mis ma nagu kõrve osas tunnen. Ma pigem ütleks seda jah, et kuna ma olen pohhuist, siis mul nagu ei tekitanud see mingit halba, head, mis iganes, lihtsalt nagu jah, kõrb tore, sai ära nähtud pigem nagu linnukese jooks, et okei, ma olen kõrbes käinud, eks. Ja. Natukene ise ootasin võib-olla teistmoodi, mingid teised eeldused olid jällegi mingi instapiltide ja selle järgi. Nagu näed ja tajud kuidagi teistmoodi, sest me lihtsalt sõitsimegi nagu tee ääres, siis nagu keresime sisse mingi üks kilt mööda kõrbe, üks kilt tagasi. Ja. Et ma võib-olla natuke ise kujutasin või ootasin mingit muud märki, et nagu ongi reaalselt nagu vaatad ükskõik kuhu suunda ja sul ongi nagu null asja reaalselt. Midagi sihukest võib-olla ootasin, aga seal oli nii palju teisi autosid, mingi mägede otsas olid teised autod, inimesed. Ja. Et ikkagi nagu oli see tunne, et sa ei ole kuskil nagu üksi, kuskil perse augus ja sa ei saa kunagi siit välja, seda tunnet nagu ei tekkinud. Ja. Et endal lihtsalt eeldused olid teistmoodi, kus ma olen nagu pohhuist ka. Aga kuidas sulle kõrbe emotsioon või nagu kõrb üldse? Ma ütleks, et terve see kõrbe elamus, see oli mingi 6 tundi kokku või see terve värk koos pealevõtmise, sõidutamiste ja asjadega. Ma ütleks, et see pakkus mulle rohkem nagu rõõmu või mingi sihukest fulfillmenti tunnet kui nagu mingi downtown Dubai. Ja. Natukene ka sellepärast, et seal me saime nagu näha ka rohkem seda Saudi ja nagu Araabia kultuuri, mida on palju rohkem näha Riyadis ja Saudi Araabias. Ja kuna ma olen seal nii palju rohkem olnud, siis mul sellega seostubki sihuke oma tunne, nagu selline kodune tunne. Ehk siis natukene sellega, mitte otseselt kõrbega, just nende inimeste ja toiduga ja kõige sellega nagu seostus nagu Saudi Araabia, kõik see, mis on seal. Ja siis nagu selle põhjal, ma arvan, mul tekkis nagu see sihuke kodusem ja hea tunne. Aga kõrb mulle nagu täiega meeldis. Põhiliselt just sellepärast, et jälle, et nagu tead, okei, kõrb, mis ta ikka on mingi liivavälja, eks ju, tavai, filmid näinud, mingi pilte värki. Aga sa ise oled seal, nagu see on, ma ei tea, mega nagu müstiline, mega nagu ilus, mega nagu lahe, jälle sihuke nagu puutumatu koht, seal ei ole mitte kedagi. Mingid loomad on nagu väga vähe. Tuul ja loodus just kujundab seda enda vaatamise järgi, ta võib ükskõik mida seal nagu teha sellega. Ja lihtsalt sa näed, kui suur see kõik nagu kõrb saab olla ja see on nagu mingi väike osa ainult sellest. Ja siis on sihuke ilus punane liiv ka, pluss päikseloojang. See on nagu mega lahe, mega müstiline, mega ilus nagu kokku. Ja. Nii et see, ma ütleks, on minu sihuke kõrbe kogemus. Aga jah, kokkuvõttes oli nagu täiega lahe. Meil oli hea giid ka. Ikram Ibrahim oli nimi, ma mäletan. Samamoodi, kui tahate kõrbesse minna, võite meile kirjutada, ma saan kontakti jagada või Robert. Ja, ta on mega topkee, ta nagu sõidab nii, et sa nagu tunned ennast safe'ilt ja nagu security, et sa oled nagu hoitud ja värk. Ja. Mega tore oli. Ja ülejäänud päevad, ma ei tea, restodes paar korda käinud, see 3 sotine arve oli ka siin Dubais restos. Täna lähme ka vist kuskile restosse mingi 7-8 paiku. Homme kell 9 vist oli lend Eestisse, ei Rootsi ja siis Rootsist Soome ja siis Soomest Eestisse. Just. Ja ülejäänud päevad ja ülejäänud aja olemegi lihtsalt tööd teinud. Et olemegi nagu vara üles ärganud ja lihtsalt kohe tööga pihta hakanud ja päeva lõpuks nagu ma ise tunnen räigelt seda, et oledki lihtsalt nagu mingi workaholic, lihtsalt nagu tööhoolik, et sa nagu lihtsalt nagu sõltuvusest tööst. Sest mitte miski muu siin maailmas ei anna sihukest nagu tunnet, mis annab see, kui sa oled teinud hea tööpäeva nagu reaalselt. Seda on nagu raske võrrelda niimoodi, sest nagu okei, sa sööd toitu, sa saad dopamiini, sa mingi hüppad langeharjuga, saad mingit adrenaliini. Aga sa saad dopamiini ja adrenaliini ka nagu teistest asjadest. Aga seda, et sul on nagu mingi purpose ja missioon ja fulfillmenti tunne, see on nagu kuidagi nagu ma arvan, et iga inimese jaoks kindlasti on nagu mingid erinevaid kohti, kus seda võib saada, aga põhiliselt ikkagi, et sul on nagu see üks suur missioon, mille poole sa pürgid. Ja seda sa saad käinud sellist, kui sa selle missiooni poole pürgid. Ehk siis see on siuke ainulaadne kogemus, ainulaadne tunne ja sa ei saa seda nagu replace'ida millegi muuga. Just. Et see on nagu reaalselt mega crazy. Ja täiega kõik, kes seda kuulavad, leidke enda mingi passion, enda projekt, enda mingi unistus, püüalge selle poole, lihtsalt pange hullu nagu täiega. Ja siis pange sinna poole nagu lihtsalt kogu oma energia, kogu fookus, kõik oma mõte ja te reast jõuate ka sinna. Pole nagu küsimustki. Ja, aga kui te ei taha, siis te ei pea. Või nagu ausalt, kui ärge tehke kunagi midagi, mida keegi teine tahab, tehke seda, mis te tahate nagu. Ja.
aga kui te ei taha midagi teha, siis nagu te ei pea ja nagu ärge tehke ja kui tahate, siis tehke. Peamine ärge seiske ühe koha peal, peamine, et te liigute, vahet pole kas üles-alla, kas te lähete mingi alkoholismi või narkootikumide peale, aga nagu liikuge. Just. Sest nii kaua, kui te liigute, siis nagu Jumal ka, ma arvan, toetab teid mingil määral. Peab grindima. Ja. Nii et pange hullu, et kuulasite, sööge friikaid. Just. Me naudime siin veel viimast, no oligi viimane päikesetõus Dubais. Ühesõnaga, thanks veel kord. Nautige elu. Pingutage, tehke tööd, grindige. Jumal õnnistab teid siis ja olge hetkes ja reaalselt lihtsalt nautige. Peace. Sööge Hessi friikaid. Just. Varsti kohtume.